ja TalTechi vastu 16. 4-8 siis. Rapla 4 punktiga juhtimas ja nagu ma siin korra juba mainisin, Raplal on vead täis. Kuusma ei ole mitte kellegile sööta ja lõpuks siis Rapla proovis kaitses vahetada ja Paits tahab sinna korvele seda mänguvahendit saada ja lõpuks siis, kuna vead on täis, siis tulevad ka 2 vaba viset siit Viimsile. Paits täna 2 punkti. Esimene läheb sisse ja ütleb, et mehel on 2.08 pikkust ja peab ütlema, et tal on väga ilus viskeliigutus. Ja kus juures Rapla pooled, siis Markus Ruubel saab siit teise vea, nii et meil ei ole veel 5 minutit mängitud ja Raplal on tegelikult juba 2 mängijat, kellel on 2 viga ja Paits paneb 2-2, nii et tuleb, oi ja Tormi Niits, ei pane sealt ära ja selline maasikas siit Laane poolt. Väga hea lõige ka Tormi poolt ja peab ütlema, et Rapla on kuidagi natuke tahaks öelda uimaselt alustanud seda. Et esiteks ei ole kaitses, ei ole päris nii läinud nagu tahaks, seda on näha ka siin Brett Nõmme kehakeelest näha ja no oleme ausad, et sellised visked, kui Tormi saab korvi alla sinna, siis tuleb pealt virutada või need sisse visata, aga no muidugi Rapla hetkel 2 punktiga peal, nii et nuriseda ei ole midagi. Ja Kuusma tuleb siis. Kaspar Kuusma tuleb pingile. Ja Viimsi poolt siis vahetus. Jorgi Švitšenko siis. Švitšenko tuleb siis platsile. Tema siis ühe mängu mängis. 13 minutit siis. Rikberg. Sünn nulli otsast. Oi, Pajic nüüd hakkab ka 3 viskama, nii et Pajic eelmine hooaeg. Omar Pajic mängis Serbias. 10 punkti keskmiselt, 3,7 lauapalli ja see ma ütlesin ka, et tõesti väga hea täiendus, et sul on pikk mees, kes oskab korvi alt sisse visata ja paneb väljas ka ja ma pean ütlema, et ma Viimsi mängu ülearu palju ei ole näinud, aga tõesti, Viimsi jaoks ideaalne täiendus, ideaalne. Jaakson. Ja Viimsi on ühega juhtima läinud, 9-8 siis. Rikberg. Pajitsiga mängivad kokku. Nii, sünd oli olemas, aga ja 3-seks seda muidugi siit ei võetud kauge 2, nii et 3 punkti edu siis Viimsil. Nii, Rapla pooled siis ka McCreary läks pingile puhkama ja Rapla pooled Ziagu siis on platsile tulda. Kuidagi mul jäi eelmine kord ka silma, et see, kuidas Ziagu jookseb, et ma mõtlesin, kas ta jalgadega on ikkagi kõik korras, et kuidagi teistmoodi oli see. Ja siit Viimsi teeb, mida tahab ja McKissick näitab siin kohtunik Andre Lauritsile, et tegi seal käega ruumi ja tahab siit ründaja viga saama, Eelmäe Kruumins tagasi platsile. Niits ja McKissick lähevad siis pingile ja Kokk Viimsi poolt sekkub. Pajitšil siis täna 7 punkti. Pajic saab ka oma välja teenitud puhkuse, kui 7 minutit tema siis väljakul rassis. Esimene läheb sisse. Kui me, kes mäletavad, siis seis oli
Siis oli 4-8. Ja isegi 3-8, nii et vaatasin üle. Nii et Viimsi on 10-0 spordi teinud siin kohe alguses. Rapla, nagu juba ka siin ütlesin, et kuidagi lahjalt on alustanud ja ei ole päris seda tuhinat ja teades, et Viimsil on see vorm ka hea, siis nad panevad päris korralikult pressingut ka sinna ja tuleb jooks. Muidugi ütlen, et ma istun teisel pool saali otsa, ma täpselt ei näinud, aga tundus, et seal see jooks tuli. Jaakson toimetab palli ründalasse, Sünd. Laane tema peal, Jaakson Helme vastu. Hakkab põrgatama seal selge ees. Ja viga ja jälle visked ja see viga tuleb nüüd Laanele ja tema esimene. Ja Mark-Andres Jaakson mängis 2019-2020 mängis Rapla ridades. 9 mängu tema vaid siin kirja sai ja 5,7 punkti siis Eesti-Läti ühisliigas. 2022-2023 oli Jaakson Pärnus ja 23-24 siis Tallinna Kalevis. No täitsa lõpp. 12-0 sport. 12-0 sport Viimsi poolt ja Raplal on vead ka täis. Helme, Kilk, Ruubel. Nii, Kilk saab proovida. Aga ei lõpeta seda sporti siin Viimsi poolt ära ja no vaatame, kas Viimsil on veel midagi varuks. Kindlasti on. Jaakson. See Agu kõrget lauas ja lõpuks Vitšenko siis lükkab selle palli sealt auti, Kuusmaa tuleb juba puhkepausilt tagasi ja Jaakson läheb pingile. 2-2 jääb meil esimese veeranda lõpuni, Viimsil 7-punktiline edu. Krumins. Helme. Krumins saab palli tagasi nulli otsa. Helme 3-45 pealt ja seda oli hädasti Raplale vaja ja kiidan nii Rapla kui ka Viimsi fänne, kes siis, no Raplal neid trumme on siia kohale vähe rohkem tulnud, täpselt 6. Ja kohe hea mõnus atmosfäär siin samas Fooruse spordikeskuses. Ja no praegu ei tulnud mitte kedagi isegi appi sealt ja no tundub, et vaatame, kuidas Raplal edasi läheb, aga ma kujutan ette, et Brett Nõmm tahab päris suured korrektuurid ikkagi siin poolel teha. Kindlasti tema rahul sellega ei ole, mis siin väljakul toimub. Aga Viimsi jahib siit oma 3. võitu, Raplal hetkel 3 võitu, 0 kaotust, Rikberg. Opa ja tuleb Kilk küll appi ja selline vasakkaaks sealt. Ja siin huvitav, et Brett Nõmm ei võta seda time-out'i siit. Ei võta seda time-out'i ja panevad edasi. 16-3, sport. Ruubel. Täiesti vaba oli ja need on vaja sisse vaja visata. Aga Raplal on vastus ikkagi kogu aeg olemas. Kuusmaa. Nii. Kilk ja Esiagu vahetavad. Sünd ei küsi mitte kunagi. Sünd on tõesti hea viskega. Siit tuleb Viimsile 3. viga ja Paais tuleb viimaseks 23 sekundiks siis väljakule. Kaitses natuke jõudu juurde, samuti ka ründ 3 siis ja kus üles Viimsi poolt ka Omar Pajic, siis need mõlemad kaugvisked sisse visanud. Ja Pajic Keila Kuulbeti vastu võttis 2-3, viskas ühe sisse. Tartu vastu 3-0 ja kui TalTechiga oli mäng, siis Pajic võttis ka 3-3, nii et mees ikkagi proovib ikkagi 2-3 mängus võtta. Täna on tegelikult juba 3 tükki võtnud, aga 2 sisse ka uhanud, nii et võib rahulikult edasi panna.
Rikberg, Paits, oi, ja sealt oli väga hea lõige, tuli sealt nurgast ja Kevin Sünd. Nagu ma ütlesin, see mees oskab visata ja oskab väga hästi visata ja ta tahabki ainult visata, nii et Kevin Sünd paneb siit tabloole 3 punkti juurde, Ruubel natuke jääb pikaks. Pall Raplale. Mäkisik jookseb kaekatte pealt 45 peale. McCreary. Ja pikad mehed ikkagi korvi alt panevad need haagid täna sisse. Usun, et need on üks kõige tähtsamad asjad, et sealt tuleb nüüd 2 meest peale. Paits. Ja see sööt ikka liigub, no siin Rapla mehed jäävad kogu aeg hiljaks ja ma räägin, et Viimsi mehed saavad lihtsalt jalad maast tuld panna kogu aeg. Ja seda on nii nagu, ma ei taha öelda, et naljakas, aga sa kuidagi vaatad, et kuidas Viimsi lihtsalt lahendab neid olukordasid targalt ja sööduga. Ja nüüd, kus juures on 2 tükki järjest siin sisse ka läinud Viimsi. Kui alguses see protsent oli 18, siis nüüd see on tõusnud juba pea 30 peale. Paits. Nii, kas tuleb 5? Ei, aga täpselt samamoodi ma võin rahulikult neid siin kirja panna, et 70% viske sellised, et Viimsil oli 6 ja Raplal oli 1,05 põhimõtteliselt. Nii et siin kilpjakontorid näevad ka Rapla võitu. Ruubel! Oppa, kui kõrgel Tormi Niitsel oli ja kukub vastu McCreary't, aga Tormi on selline mees, et tema jääb alati terveks. Jaakson! Ja täitsa hullu maja, mis nüüd Viimsi poolt on siin püsti pandud. Väga lühikese aega on 3-3 sisse uhatud. Ja Viimsi saab ka siit 3 punktiga juhtima. 33-30 ja siin on Viimsi pinka mõnusalt püsti. Emotsioon on laes. Trummid põrisevad ja väga hea atmosfäär, nagu ma juba enne mainisin. Ja kuidagi ma hooaja eel mõtlesin sellist asja, no meil oligi ju hooajaga alles hakkas selles suhtes, aga mina mõtlesin, et tegelikult kõik meeskonnad võivad vabalt medali peale mängida. Ma tahaks Keila KK sealt välja jätta, sest need on ka arusaadavatel põhjustel ja McCreary see teine pealtpanek tema poolt ja et kui ma võtan meil peasponsor Eesti-Läti ühisliigal siis. Jaakson. Eelme McCreary 8 punkti punaste poolt. Sünd. Jaakson. Nii, Sünd. Kuidagi nagu... No ei saa Rapla kaitses üldse pidama. No ei üldse ei saa. Aga seda on lahe näha, kuidas noored poisid tulevad ja teevad ja ajavad ikkagi korralikult sõlme selle Rapla kaitse. 8 sekundit Eelme. Sealt tuleb abi ka ja siit antakse viga. Ja vaatame, meil on otsejoone kaamera ka. Saame kohe siin kõigepealt küljekaamerast. Ja me näeme nii otsajoonelt ka. Saage aru, kuidagi see tundus nagu, et see löök oli seal puhas, aga pärast võib-olla tekkis see kontakt, aga see selleks. Kas Eelme viib oma meeskonna juhtima? Ei vii, teine vabavise läheb mööda. Kokku võtab oma 3. isikliku lauapalli. Kuusma, täna 11 minutiga 3 punkti, 1 sööt. Jaakson 45 pealt. Kokka. Nii, Kuusma seal, Sünd.
aeg hakkas siin otsa ka saama ja Sünd sai aru, et tuleb peale keevitada ja Sünd seda tegi ka, nii Kokk küsib Krumitši vastu. Ei, see oli väga keeruline ja Kuusma tahab siit viga teha, tegelikult see oleks kohe 2 vaba visetanud siin Rapla mängijatele. Viga praegu ei tulnud Eelmäe, Ruubel. Eelmäe täna siis 9 punkti. Torminiits vaatab sealt rõnga poole ja sööd McCreery'le ja McCreery väga hea protsendiga on täna sisse visanud. McCreery siis siiamaani 7-5 on väljakult visknud. Nii et McCreery on esimene mees Rapla pooled, kes jõudnud 2-kohalise punkti summani. Kuusma. Raplale teine viga. Torminiits ajutab ka käsi, tema ei ole üldse sellega rahul. Kokka. Kuusma ja viga ka veel otsa. No ikka kihvt on vaadata seda sellist mängu. Üks domineerib, siis teine ja kogu aeg ollakse punktis, et Rapla ju ei taha endale siit esimest kaotust ja samuti Viimsi ei taha, et Rapla saaks siit oma 4. võidu. Loodetavasti midagi hullu ei ole, aga selles suhtes ikkagi Viimsil põhimehed on puudu ja madistavad päris hästi, aga praegu siin viimased minut 2 kuidagi ei saagi aru, et kas siin tõesti hakkab see jaks juba otsa saama noortel meestel. Ruubel. Ja nüüd Rikberg saab selle palli vahet, Jaakson! Ja Rikbergile siit resultatiivne sööd ka, see on talle 5. ja täna siis Jaakson 20 minutiga 11 punkti, 4 lauda, 2 söötu. Krumitš, Ruubel. McCreery jookseb kattesse ülesse. Sealt mitte midagi praegu ei tule, 6 sekundit. Ruubel ei pääse viskele, Tormi peab nüüd panema. Parem haak sealt, eksib ja Kokale siit lauapall ja see oli Koka 7. Jaakson. Praegu on Viimsil hea hoog, said siin rünnakus kui kaitses kätte. Ikka tuleb neid ja Sünd Jaakson niimoodi korvi alla lõikab ja mees on täiesti üksi ja Sünd saab siit oma 4. söödu, nii et Viimsil on ka neid resultatiivseid sööte päris palju, 17, Raplal 14. McCreery vabaviskejoonelt, mitu rõnga põrget ja Viimsil on siis 50 punkti koos. 7 minutit mängitud seda teist poolaega. Vigadega siin mingisugust probleemi ei ole. Rikberg, Sünd. No mis asi see on? Kolm korda järjest ja Vando Lipska natuke muigab oma. Et rääkisin ka juba sellest, et 3 sekundi ala punktid olid 10-26 ja nüüd need on 24-32, nii et Viimsi on visanud 14 punkti korvi alt nüüd põhimõtteliselt järjest. Ja Esiagule Martu Hendrik näitab, et särk tuleb püksi panna. Esiagu. Ja mees tuleb kohe platsile ja Karmo Kilk siis saab ka oma esimese resultatiivse söödusid. Esiagu täna siis 9 minutiga 6 punkti. Rikberg. Vigasid ei anta, Esiagu lendab sealt eest ära. Ja Kilk võtab siit kõrgelt selle lauapalli maha, see võiks olla ebasportlik.
natuke selle moodi oli, aga siin kohtunikud tulevad kokku ja arutavad asja üle. Me saame kordust nii kaua vaadata. Oi. Mul ei ole küll kohtunike pabereid, aga kui keegi küsib mu käest arvamust, siis ma ütleks kindlasti ebasportlik. Aga mul on tunne, et kohtunikud jäävad tavalise vea juurde, nii et sellest sust mina arvan, et Viimsi pääses siit päris hästi. 16-16, kolmanda veeranda seis. Rubel, Krumins. Ei saa kuule siit vatteviga, vaatame meie kordust ka siit korra. Tundus ka, et natuke nagu kuidagi hea küljega nagu kuidagi Esiagu võttis kõigepealt selle katte koha üles ja siis ta veel otsustas, et ta liigub veel edasi ja sellel samal hetkel, kui ta liikus, siis kaitse jooksis talle sisse ja ikkagi lõpuks küljega selle katte sealt pani. Nii, Pajic. Pajic siin viskab selle kaugviske siit mööda Viimsil täna 24-5, nii et see protsent võiks kõvasti parem olla ja kui see oleks ka, siis mäng oleks palju tasavägisem, aga kui sa viskad ikkagi 20%-ga kolmest ja sul vastane paneb 58-ga, siis on raske, siis sa pead millekski muus olema parem. Krumins. Rikberg läheb ja niimoodi surub selle palli sealt vastu lauda. Laud vist ikkagi jäi terveks. Pajic. Nii Pajic, kas paneb veel? Ei, jäi kuidagi mõtlema. 4 sekundit, Sünde, kas näeb kella, 1 sekund, laseb varba pead, see läheb mööda. Aga pall ikkagi läks vastu rõngas, see tähendab seda, et uus 14 oleks tulnud, kui Viimsi oleks siit ründes kätte saanud. Viimsil on vead täis, 58 sekundit jääb meil kolmanda veeranda lõpuni. Aga Viimsil au ja kiitus. 327 inimest täna siin samas saalis Keila tervisekeskuses 293. Et Viimsi täna võib öelda, et võitis. Ma ei tea, kui suur võit see on, aga mingil määral ju ikka. Eelmine aasta ma mäletan, et kuidagi see rahva huvi ikkagi mingil hetkel jäi suhteliselt väikseks. Kui me räägime nüüd numbritest, siis see võis olla seal 200-250 oli päris pikalt, aga ma ütlesin ka, et siin hooaja alguses esimeses mängus kohe 461 ja tegelikult see Fooruse spordikeskus on selline saal, et kui sa paned siia juba 300 inimest, see annab päris mõnusa meeleolu, sest ma ei tea, kas need pingid on kuidagi nii ehitatud, et need vahed on nii suured, et näeb, et kuidagi nagu oleks täis maja. Nii, see läheb nüüd täiesti mööda Švitšenkol. Midagi veel siin otsustatud ei ole, meil on veel 4. veerandaeg ees, hetkel siis Rapla 10 punktiga peal. Kilka, mis see nüüd oli? Väga huvitav liigutus. Täpselt ei saanudki aru, seal kohtunik keegi ei vilistanud, aga natuke nagu tundus, et seal oli reeglite rikkumisi küll. Nii, 8 sekundit. Rapla teeb siit vea, Laane siis tõstab käes, on talle teine isiklik. Kuusma Jaakson siis. Tuuakse rünnakule vähe jõudu juurde. Viimsi poolt siis Artur Sarap. Viiskümmend 6 sekundit jääb. Kuusma Niitsu vastu.
pane nüüd see 4. ka, ei, Kuusma ei hakka, annab sealt sõbrale edasi, see läheb mööda Eelmäe. ...33 sekundit, 67-78. aga siin midagi enam ei muutu, isegi kas Mäkisik viskab sisse või mitte. No, ja Mäkisik Kuusmaale käib ka siin korralikult peale, aga ma arvan, et Kuusma ikkagi no, kuidagi tundub kehakeelest, et on alla andnud, aga ta on 3 tükki sisse pannud, pane see 4. ka siis juba. Pane 4. ka. Ei pane. Pane ju nüüd. Pane, ei pane. Ei viska, Kuusma paneb selle palli põrandale ja sellega on tehtud. Vaatame siin natuke.